Väga hea, ma näen, et ilusti te näete minu ekraani ja hakkamegi siis vaikselt pihta. Ja kõigepealt siis, et üldse, kes mind veel ei tunne ka, siis väike tutvustus iseenda kohta, et minu nimi on siis Jaanika Illistratov ja mina olen siis sellise ettevõtte nagu VITS asutaja tegevjuht. Ja tegelikult olen ma töötervishoius ja tööohutuses töötanud üle 10 aasta. Tegelikult ma arvan, et see täpsem aasta ongi juba 15 aastat tegelikult isegi. Ja ma alustasin sellises ettevõttes nagu Riskianalüüs OÜ. Tänaseks on selle ettevõtte nimi Protect Eesti OÜ. Ja mina olin selle ettevõtte juht, siis selle ettevõtte tegevjuht. Alustasin täiesti tavalise töökeskkonna spetsialistina, toimetasin, ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen ikkagi sadade ettevõtetega Eestis erinevates valdkondades ja lisaks siis sellele, et ma aitasin ettevõtetel dokumente ja kõike selliseid asju korda teha, olin ma ka koolitaja, et koolitasin siis nii-öelda neid avalikke töötervise tööohutuse koolitusi kui ka siis ettevõtte siseseid töötervise tööohutuse koolitusi. Tänaseks olen omandanud ka magistrikraadi Tallinna TalTechis Digital Health õppekaval ja toimetan selles valdkonnas edasi eelkõige just töötervishoiu teemadel. Ja miks ma üldse selle töötervishoiu tööohutuse just selle digitaliseerimise poolega olen hakanud rohkem tegelema, sest et juba ütleme minu sellises varajases töötervishoiu tööohutuse karjääris siis nii-öelda mõistsin ma seda, et hästi palju auru läks bürokraatia peale, aga minu ikkagi veendumus on see, et see dokument ei loe midagi, kui asjad sisuliselt ei toimi. Ehk siis minu eesmärk ongi vähendada bürokraatiat läbi sellise digitaalse lahenduse, et ettevõtetel oleks mahti rohkem sisulist tööd teha, käia töökeskkonnas ringi, vaadata, et seal midagi paigast ära ei ole ja hoolitseda sellest, et töötajad saaksid ohutult ja tervist säästvalt tööd teha. Ja sealt siis hakkaski välja kooruma VITS. Aga sellegipoolest, et kuigi ma tegelen rohkem sellises digitaalses maailmas täna, siis jätkuvalt ma ikkagi koolitan ja tegelen sellega, et inimeste teadlikkust tõsta ja selleks ma siin täna ka olen, et vaadatagi üle siis, kuidas see töötervishoiu ja tööohutus siis korraldatud võiks olla. Ja esimene teema, millest me räägime, on töökeskkonna riskianalüüs. Ma loodan, et teil kõigil on see tegelikult juba olemas, aga kui ei ole, siis kiire ülevaade, mis see riskianalüüs siis täpsemalt on. Ja töökeskkonna riskianalüüsi eesmärk ongi siis leida ohud töökeskkonnas, hinnata nende mõju töötajatele ning leida lahendusi riskide maandamiseks. Et iga töökeskkond, ükskõik kus ta ka ei tööta, mingisugused riskid on alati olemas. Need tulenevad kas töövahenditest, töölaadist, töökeskkonnast või see valdkond, kus te tegutsete, et alati on mingisugused riskid olemas. Ja teie ülesanne on aru saada, et millised ohud töökeskkonnas on, kuidas need töötajaid mõjutavad ja proovida leida lahendusi riskide maandamiseks. Et sellist asja ei saa olla, et see ongi ohtlik töö ja see ongi okei, et inimesed haigeks jäävad või et inimestel juhtuvad tööõnnetused. Et sellist asja ei saa olla, et kõik ohud me peame ikkagi maandama. Mis on riskianalüüsi selline mõnes mõttes pluss, teistpidi ka miinus, on see, et meil ei ole ette antud kindlat metoodikat ja vormi, mis tähendab seda, et te võite põhimõtteliselt ise ka välja mõelda, kuidas te neid ohte identifitseerite ja kuidas te nende riskitaset siis hindate. Küll aga, mida mina olen isiklikult kasutanud, mida Eestis väga palju kasutatakse, on Briti standard 8800, et see siis panebki siis 3x5 skaalal paika siis tõenäosus ja tagajärje. Ehk siis, et kui tõsine tagajärg on ja kui tõenäoline on, et see tagajärg nii-öelda ellu viiakse. Aga nagu ma ütlesingi, et on olemas selline Queenslandi meetod, aga te võite selle metoodika ise ka välja mõelda. Siis, mis on hästi oluline, kui te riskianalüüsi teete, on see, et riskianalüüsi peab olema mugav lugeda nii töötajal, sest töötaja peab olema, te teete eelkõige selle riskianalüüsi oma töötajatele, et nad teaksid, millised riskid neil töökeskkonnas on ja kuidas ennast nende riskide eest kaitsta. Ja seda peab olema mugav lugeda nii töötajal,
ka töötervishoiuarstil, sest töötervishoiuarstile on see väga oluliseks sisendiks, et ta teaks, mida kontrollida, et ta teaks, millele tähelepanu pöörata, aga ka näiteks tööinspektoril, kui ta teid nii-öelda kontrollima tuleb, et mida selgemini need lugejad aru saavad, kuidas te olete neid riske hinnanud ja millised riskid on, seda parem teile. Ka loodame, et sinna kunagi ei jõua, aga kui ka kohtusse peaksite jõudma, siis ka kohtul kindlasti on ütleme, teie kasuks mängib see, kui see on hästi lihtsasti loetav riskianalüüs. Riskianalüüsi võib vormistada nii Excelis, Wordis kui ka muus programmis. Jällegi meil on olemas ju ka iseteenindus, on ju, iseteenindus.ti.ee on Tööinspektsiooni poolt loodud tööelu infosüsteem ja seal on võimalik ka riskianalüüs valmis teha, seal on ette antud ohutegurid vastavalt valdkonnale. Küll aga ma peangi ütlema, et minu jaoks isiklikult, kuna ma ise ka veel tegelen osade ettevõtetega, on ta veidike kohmakas, veidike võib-olla ülepaisutatud ja tegelikult seal ei tule välja riskitaset, vaid sa seal põhimõtteliselt lihtsalt defineerid ära, kas oht on või ei ole. Ja vahepeal ajabki frustreeridki ära see lihtsalt olukord, et sul tegelikult sa ei saa, sul on kas ei või jah, aga sa ei saa nagu öelda, et see näiteks meie ettevõttele ei kehtigi üldse või siis teine asi, et ta on nagu nii ja naa, on ju. Et ühesõnaga ja tegelikult, kui me võtame ka töötervishoiuarstide seisukohast, siis nemad ütlevad ka, et neil on väga raske sellest midagi välja lugeda, kui on lihtsalt ei või jah, on ju, et nad tahavad tegelikult seda riski iseloomustust ka saada. Ma kohe näitan teile ka, milline üks riskianalüüsi hinnang võiks välja näha ja siis ma mainin selle kohe juurde ka. Ja riskianalüüs, mis on oluline teada, et riskianalüüs ei ole kindlasti dokument, mis teete valmis, lükkate sahtlisse ja kõik on hästi, vaid riskianalüüsi tuleb ka täiendada, kui on toimunud mingisugused muudatused töökeskkonnas, näiteks on renoveeritud midagi, mingeid ruume, kui on uut tehnoloogiat juurde toodud, kui on uued ametikohad tekkinud, kui on kolitud kuhugi või ümber paigutatud, et siis võivad kohe riskid muutuda ja seetõttu tuleb teha ka uus riskianalüüs. Ja kuna me just ütlen, et riskianalüüsil on väga palju lahtiseid otsi, siis mille alusel me saame öelda, et nüüd on küll hea riskianalüüs. Et siis siin on toodud nüüd välja mõned punktid, mille alusel siis otsustada, kas riskianalüüs on piisav või mitte. Et kui te saate riskianalüüsist välja lugedes öelda, millised töötajad peavad tervisekontrolli minema, eelkõige just milliste ohutegurite suhtes, siis milliseid isikukaitsevahendeid nad peavad kasutama, ohumärgistus, parandusmeetmed, ohutusjuhendid, sisekontroll, tegevuskava. Et kui te need asjad saate oma riskianalüüsist välja lugeda, siis teil on hea riskianalüüs. Aga kui midagi on natuke selline, et kas te ei ole sellest üldse midagi maininud seal või lihtsalt on ta hästi selline mitte selge, ehk siis selline ujuv või liiga üldine, et siis tuleks võib-olla seda riskianalüüsi natuke täpsemaks sõnastada. Ja siin ongi siis üks näide sellisest riskianalüüsi ühe ohuteguri hindamise nii-öelda tabelist, ehk siis siin on lihtsalt näide näiteks müra, nagu te näete, et siin on siin müra, et siis siin ongi esimeses tulmas välja vaja tuua või iseloomustada seda ohutegurit ja see on see, mis annabki näiteks sellele töötervishoiuarstile ja ka töötajale tegelikult infot selle kohta, et okei, mul on küll müra, aga mis siis? Siin tuuaksegi välja, kui kaua ta selle müraga kokku puutub, kui kõrge see müra on, millistes tingimustes ta kokku puutub ja kas tal on antud ka isikukaitsevahendid. Edasi siis tulekski välja tuua ka see, kus see müra esineb täpsemalt, et võib-olla see on konkreetne ruum, konkreetse seadmega töötamisel, siis edasi ohustatud isikud, kas on konkreetne ametikoht või kõik töötajad selles ruumis näiteks, siis kindlasti mõju tervisele, siis kui me oleme saanud aru, et müra on meile ikkagi pigem võib ohtlik olla, siis on vaja välja tuua ka mingisugused meetmed, kuidas me seda müra vähendame ja viimane ongi siis riskitase. Ehk siis hindame ära selle, kui tõenäoline on, et müra meile mingisuguse tagajärje või tervisekahjustuse tekitab ja kui tugeva tervisekahjustuse ta võib meile tekitada, et kas me kurdiks või me oleme lihtsalt õhtul väsinud, on ju, et need on siis kaks erinevat skaalat. Et selline peaks nii-öelda tabel võiks, tähendab see kindlasti rõhutan, et see ei ole kohustus, et seda just selliselt teha, aga see on üks näide selle kohta, et milline see riskianalüüs siis võiks olla vormistatud ja jumala eest võite kasutada täpselt sama lahendust, kui te soovite seda kasutada, kui see on teie jaoks piisavalt lihtne.
Aga mis on veel oluline, et igale riskianalüüsile peab järgnema tegevuskava. Ehk me saime teada, mis ohud meil on mingisugused tegevused, mida me võtame ette selleks, et need ohte vähendada ja need tegevused tuleb panna siis tegevuskavasse. Ehk siis ükski asi ei saa tehtud, kui sul ei ole mingit plaani, on ju. Ehk siis me panemegi need tegevused tegevuskavasse, ehk me toome välja, mis on avastatud probleem, mis on lahendus selle probleemi lahendamiseks. Me paneme tähtaja, me paneme vastutaja ja me toome välja vajalikud ressursid. Kas see on rahaline, kas see on inimressurss või midagi muud. Et igal juhul selline hästi lihtne tegelikult Exceli tabel jällegi, üks näide teile siia, kuidas siis seda tegevuskava vormistada. Ja tähtaja osas alati minu käest küsitud, et ma ei tea, mis see mõistlik tähtaeg on. Seal ongi väga raske vastata, sellepärast et see kõik oleneb sellest, et mis on see investeering, mida teil teha vaja on. Et kui on vaja renoveerida kogu valgustusvõrk või ventilatsioonisüsteem, siis on loogiline, et seda isegi ei saa sellel aastal juhtuda. Aga kui on vaja mõnele töötajale anda kuulmiskaitsevahendid, siis see võiks juba võib-olla järgmiseks nädalaks, ülejärgmiseks nädalaks juba tehtud olla. Et see tähtaeg peab olema mõistlik, et sul mõnikord võidakse tulla küsima, ja näiteks tööinspektor tuleb külla ja siis küsib, et miks selline tähtaeg, siis sa pead suutma selle kuidagi ära nagu põhjendada. Vot. Lähme edasi. Ohutusjuhendid. Et jällegi loodan, et teil on äkki nendega hästi, et teil on need olemas, aga mis siis ohutusjuhendite kohta öelda on see, et ohutusjuhendid on selles mõttes niisugused tegevusjuhised, kuidas siis ohutult töötada. Ohutult ja ütleme tervist säästvalt töötada. Ja ohutusjuhendid tuleb koostada tehtavale tööle ja kasutatavatele töövahenditele. Ja mis on hästi oluline, üks väike muudatus, väike, kuid väga oluline muudatus, mis on nüüd, ma arvan, et mõned aastad tagasi toimunud, on see, et me ei pea tegema ohutusjuhendeid päris kõikidele töövahenditele ja kõikidele tehtavatele töödele. Et kui me näiteks mõtlemegi mingisugused kohvimasinad, veekeetjad, ma ei tea, veeaparaadid, printerid või mingid sellised asjad, et ühesõnaga seadmed või tööd, mis ei kujuta endast tegelikult väga suurt ohtu või mis on sellised üldkasutatavad vahendid, mis on inimestel näiteks kodus olemas, et nendele ei pea ohutusjuhendeid koostama. Aga tasub olla ettevaatlik selles osas, et näiteks kui me räägime kohvimasinatest ja sellistest asjadest, siis sellegi poolest peab mõtlema, et kui teil on ikkagi väga uhke kohvimasin, mida enamus inimestel kodus tõenäoliselt ei ole, siis ei pea muidugi tegema mingit suurt ohutusjuhendit, aga hea oleks, kui te paneksite kas või sinna kohvimasina kõrvale peale 5 punkti, kuidas ohutult kohvi kätte saada. Et nendel peenetel kohvimasinatel tihti on 3 kohast tulevad erinevad kuumad vedelikud ja inimene võib väga kergesti ennast seal ära põletada ja isegi kui ta sellest mingisugust määravat tervisekahju ei saa, siis me ikkagi tahame oma inimesi võimalikult mugavalt töökeskkonnas hoida. Ja siis ühesõnaga, et võib-olla mingid väiksed silte tasub nagu teha, aga et suuri selliseid mitmeleheküljelisi ohutusjuhendeid ei ole vaja teha. Et siin ikkagi tuleb nii-öelda see terve mõistus ka mängu, et ikkagi kohad, kus inimene võib ennast kas jäädavalt haigeks töötada või siis võib juhtuda tööõnnetus, siis nendele kindlasti võiksid olla tekitatud ohutusjuhendid. Ohutusjuhendid võivad olla kirjalikult, aga nad võivad olla ka videokujul, kuid mis on väga oluline, on see, et peaks olema võimalik hiljem tõendada, millist infot töötaja kuulis või ta luges. Ehk kui kunagi hakkab mingi vaidlus tekkima, siis on võimalik näidata, et see info oli päriselt töötajal olemas. Ja mis on hästi oluline, alati pigem eelistada lühikesi ja konkreetseid ohutusjuhendeid. Meil oli jällegi, kui mina alustasin töötervishoiu ohutusega, et siis oli tihti see, et mida pikem, mida põhjalikum see juhend on, seda olulisem või ütleme, seda parem, seda rohkem kaitstud tööandja justkui oli. Siis tänapäeval on ikkagi pigem teistmoodi, et mida visuaalsem, mida konkreetsem, mida nagu ilusamini sõnastatud see ohutusjuhend on, seda parem ja seda paremini ta kaitseb tööandjat. Just selles mõttes, et nüüd hinnatakse ka seda, kas töötajal oli võimalik see info kätte saada, et kas tal oli võimalik meelde jätta ja kas tal oli võimalik see maht päriselt ka omandada. Et mida ju vanasti ja tegelikult ka paraku siiamaani tehakse, on see, et antakse töötajatele
suur pakk neid pabereid kätte, et loe läbi ja siis pärast pane allkiri või küsitakse, et kas küsimusi on ja töötaja ütleb, et ei ole ja siis pannakse allkiri. Aga et reaalsuses me ju kõik teame, et kui me loeme õhtul võib-olla meil on 50-leheküljeline või 100-leheküljeline raamat ja kui me esiteks me ei loe seda mõne tunniga läbi ja teiseks me ei jäta ka kõike meelde, et siis siin on ka see terve mõistus, et mida ma alati juhendamiste puhul ka soovitan, on see, et kui tõesti on palju ohutusjuhendid, siis jagada ka need tükkideks, et anda töötajale korraga maks 5 juhendit ja lasta tal mingeid töid teha, mille osas ta on juhendatud, siis oodata paar päeva ja anna järgmine tükk juhendeid kätte, et ta ei saaks kogu seda mahtu ühe korra ja ühe labidaga korraga pähe. Et sellest paraku tõenäoliselt ei ole väga palju kasu. Siis mis veel tegelikult, need ei ole küll otseselt ohutusjuhendid, aga tegelikult lähevad sinna sama kategooriasse, on see, et kui te kasutate mingisuguseid kemikaale, siis peavad olema ka ohutuskaardid. Ja ohutuskaardid on siis, ei pea ta ise koostama, vaid need peaksid üldiselt kemikaalitootjatel, tarnijatel olemas olema. Et nad siis kas annavad ise teile, kas on võib-olla ka kodulehel need olemas. Näiteks Vürt on minul selline tore ettevõte, kus saab kõik ohutuskaardid nende kodulehelt kätte. Ehk siis, kui teil ei ole need olemas, siis te võite oma tarnijalt küsida. Kui te ei saa nende käest, siis võite guugeldada ja lõpuks on ikkagi see, et kui ka guugeldamise tulemus ei anna tulemust, siis võite ikkagi proovida neid ise teha, et mis on 3 kõige olulisemat asja, mis kemikaalide ohutuse juures tähele panna, on see, et tervisemõjud, kuidas see kemikaal võib mõjuda ja tihti on see juba pakendil tegelikult kirjas. Teine on see, et milline on esmaabi, et seal on võib-olla selles mõttes te saategi nagu loogiliselt tuletada, et kui on tegemist söövitava ainega, siis tulebki kasutada isikukaitsevahendeid, mis siis selle söövituse eest kaitsevad. Ja 3. on siis esmaabi ja üldiselt on ka, kas see on pakendi peal kirjas, kui ei ole, siis samamoodi loogiliselt tuletada, et kui on mingi väga lenduv aine, siis kindlasti tuleb inimene viia värske õhu kätte, võib-olla kasutadagi seda respiraatorit. Kui on inimene joonud näiteks hapet sisse, siis kindlasti ei tohi ta oksendama panna, vaid pigem andagi talle näiteks vett. Et ühesõnaga üldiselt on pakendi peal ka see info kõik ilusti olemas, aga ja kus te veel saate seda infot, on igasugused kemikaali ohutusinfo veebilehed meil eesti keeles isegi olemas, et ka sealt saab erinevat infot juurde. Vot nii, aga et te teaksite, siis tegelikult tarnijatel ja tootjatel on kohustus tegelikult teile see ohutuskaart anda, nii et kui te tahate võitlusesse minna, siis kindlasti see on see koht, kus saab selle või peaks saama selle välja võidelda. Nii, aga liigume siis edasi. Ja siis ma panin teile tegelikult siia paar näidet ka, et kui me räägimegi siis ohutusjuhendamistest, et mida me ise nagu oleme hakanud tegema, on see, et me oleme tahtnudki redelit, tähendab, siin on näide on redelist, aga üldse ohutusjuhendid teha rohkem selliseks visuaalsemaks ja kergemini haaratavamaks. Ehk me olemegi püüdnud neid rohkem struktureerida, kasutadagi selliseid rõhutamiseks erinevaid kastikesi, punktikesi, poolt, seda kirjastiili, et ühesõnaga, et inimesel oleks lihtsam seda infot omandada, et meile endale, mulle isiklikult, kui minu kolleeg tegelikult tegi selle ja kui ma lugesin seda, siis mul endal süda sulas, et seda oli nii mõnus lihtsalt lugeda, et nii palju parem kui neid tihedalt teksti täis kirjutatud ohutusjuhendeid. Ja teiseks siis alati tasub igat ohutusjuhendit ka illustreerida mõne videoga, et siin on lihtsalt üks screenshot siis redeli ohutusvideost, et inimene loeb ja siis mingi video kinnistub ja ärge mõelge isegi selles suunas, et te peate selle video ise tegema ja maksma 1000 eurosid selle eest, vaid tegelikult on YouTube täis väga toredaid ja väga sisukaid neid õppevideosid, et pigem kasutage neid. Nendega on oht, et nad aeg-ajalt kaovad ära, et keegi paneb nad kinni või nad aeguvad või mis iganes.
aga et selles mõttes nii kaua kui saab, siis ikka kasutage ja otsige uusi kogu aeg ja et need nagu nii-öelda visualiseerivad ilmselt seda ohutust ka väga palju paremini kui lihtsalt kirjalik materjal. Ja alati tasubki meeles pidada, et inimesed õpivad erinevalt, et te peaksitegi andma igasuguse õppimisstiili kohta mingisuguseid nii-öelda lahendusi siis. Mida meie muidugi ka teeme, et ma siia mingit eraldi linki selle jaoks praegu ei toonud välja, aga et alati juhendamise me lõpetame ka väikse testiga. Ja selle testi eesmärk ei ole mitte see, et inimesi läbi kukutada, vaid pigem see, et kontrollidagi oma teadmisi ja aru saada, milles või ütleme, millises osas siis need teadmised võib-olla on puudulikud. Ja kui on näha, et inimesel on mingis osas teadmised puudulikud, siis tegelikult tema juhendaja saabki siis üle käia, kas või lihtsalt suuliselt, et näed, see on oluline just sellepärast, et muidu võib juhtuda see ja too asi on ju. Et kindlasti me ei usu sellesse, et testis peaks inimese läbi kukutama, sest lõppkokkuvõttes on see, et esiteks see tekitab inimesel täpselt sellise, kuidas öelda siis nagu esinemise tunde, et ta peab nagu hästi nii-öelda inglise keeles on perform ima, et nagu hästi esinema. Aga tegelikult me tahame lihtsalt, et tema veenduks ja meie veenduks, et mis on see koht, millega veel peaks tegelema. Ja seetõttu ongi vaja lihtsalt, et see läbikukutamine ei anna nagu midagi, vaid pigem ongi see, et vaatame, kus on nõrgad kohad ja räägime siis need asjad uuesti üle. Aga jah, mida interaktiivsemaks te selle juhendamise teete, seda jällegi parem töötajale, sest asjad jäävad paremini meelde. Ja kui siis meil on igasugused materjalid olemas, siis räägimegi sellest juhendamise protsessist ja väljaõppeprotsessist, ehk siis oluline on siis teada, et juhendamine tuleb läbi viia enne tööle asumist, ehk siis kui me räägimegi sellest, et ei tohiks olla olukorda, et inimene vormistatakse tööle ja nüüd ta läheb kõigepealt seda tööd tegema ja alles siis me anname talle nii-öelda jooksvalt need juhendid kätte, et loe läbi ja pane allkiri, vaid et tegelikult inimene peab omandama selle info enne tööle asumist ja alles siis ta läheb tööle. Ja nagu ma eelnevalt ka mainisin, et kui on palju juhendeid, siis tasub nad ära tükeldada, et näiteks kui teil on selline ettevõtte asutus, kus on erinevaid masinaid, siis võitegi teha, et õpetate töötajale kõigepealt esimesed 2 masinat selgeks, ehk ta loeb, teeb väljaõppe on siis teise sõnaga praktika nii-öelda. Ehk siis teeb väljaõppe ja natuke töötab nende masinate kallal, siis annate talle järgmised 2 masinat. Kõigepealt loeb teooria, teeb väljaõppe ja siis töötab selle peal ja siis võtad uued masinad. Ehk siis teete selliste ampsude kaupa, annate seda infot kätte. Et inimesel on väiksem maht, mida meelde jätta ja kohe saab selle teooriaga praktikasse panna ja tõenäoliselt kinnistuvad need ohutud töövõtted palju paremini. Siis jah, see juhendamine ise ei pea siis ainult koostama ohutusjuhenditest, vaid sinna juurde võivad minna ka töökorralduse reeglid, keskkonna saastamisest hoidumise mingisugused juhised ja mingid muud protsessid, mis võib-olla on vajalikud selleks, et töötaja saaks tööle asuda. Ja ma tihti nagu soovitangi, et see tööohutusalane juhendamine võiks olla seotud töötaja sisseelamisprogrammiga üldises mõttes, et see ohutus ei oleks selline asi, et kui inimene saab kätte oma kõik uued töövahendid ja uued asjad, kõik sellise ägeda nodi ja ägeda sisseelamiskoolitused ja asjad saab nagu kõik nii-öelda ühe ropsuga kätte ja siis pannakse ta kuhugi nõupidamiste ruumi kinni ja pannakse pakk pabereid ette ja öeldakse, et loe läbi ja pane allkiri, et siis see muudabki selle protsessi väga ebameeldivaks tema jaoks. Et kindlasti mina soovitan, et panke, integreerige juhendamine üldise sisseelamisprogrammi sisse ja tehke see võimalikult meeldivaks ja toredaks, et siis töötaja võtab seda tööohutust ka ise tõsisemalt. Et tihti ka, mida ma alati räägin ja ma olen ise sellele pigem alati kinnitust saanud, et see, milline on teil selline juhendamise, tööohutusalase juhendamise programm, see on tegelikult selline visiitkaart teie tööohutusalasele tegevusele teie ettevõttes. Mida paremini juhendamine on nii-öelda läbi mõeldud teie siis ettevõttes, mida toredam see on, siis täpselt mõeldakse ka, et ohutus on teile tähtis, ohutus tehaksegi võimalikult selliseks mugavaks, see on integreeritud teistesse tööprotsessidesse ja töötaja nagu käib sellega ilusti kaasas. Aga kui juhendamine ongi selline formaalne, loe läbi, pane allkiri,
siis ta arvabki, et kogu ohutus on formaalne. Ehk kui ülemus ei vaata, siis teen, mis tahad. Kui ülemus vaatab, siis panen isikukaitsevahendid peale. Umbes selline. Jah, siis põgusalt mainisingi ka väljaõpet, et väljaõpe on siis selline asi, et kui töötaja on ära juhendatud, on pannud allkirja, et on selle teooria omandanud, siis järgneb väljaõppe kohe. Ja väljaõppe ongi siis nagu praktika. Te ise otsustate, kui kaua see väljaõppe kestab. See võib olla 1 päev, see võib olla 100 päeva, mõnes tootmises on 100 päeva, sest on palju masinaid, palju protsesse ja nii edasi. Aga väljaõppe käigus siis peaksitegi paika panema, et mida te selle väljaõppe käigus läbi teete ja te peate selle siis kirjalikult ka fikseerima. Näiteks, et töötaja töötas selle masinaga, tegi neid tööprotsesse näiteks. Ja väljaõppe samamoodi nagu ka juhendamine kinnitatakse kirjalikult ja pärast räägin ka siis täpselt, et mis need erinevad lahendused on, aga ühesõnaga tuleb samamoodi siis fikseerida. Ja kui me nüüd olemegi veendunud selles, et töötaja on omandanud vajalikud teadmised ohutuks tööks, siis lubatakse ta tööle. Ehk siis ta on läbinud juhendamise, ta on läbinud väljaõppe, siis ongi ta tööle lubatud samamoodi ka. Ja millal siis tuleb korrata seda juhendamist ja väljaõpet, et jällegi see ei ole ka asi, et tuleb teed ära ja on kõik, vaid et alati tuleb juhendamist ja või väljaõpet korrata juhul, kui töö iseloom on muutunud, kui ametikoht või töövahendid on muutunud, kui on näiteks tulnud mingisugune uus tehnoloogia mängu, kui on juhtunud tööõnnetus, avastatud kutsehaigus või tööst põhjustatud haigus, kui töötaja on eksinud ohutusnõuete vastu, et me peame talle üle rääkima, kuidas siis ohutult töötada, kui inspektor peab seda vajalikuks, et mõnikord tööinspektor näeb, et töötajad näiteks ei kanna isikukaitsevahendeid, siis ta ütlebki, et ole hea, tee töötajatele täiendjuhendamine, et miks isikukaitsevahendite kasutamine on vajalik. Ja loomulikult ka töötervishoiuarst võib öelda, et tuleks töötajatele läbi viia näiteks täiendjuhendamine ergonoomika teemal, sellepärast et on näha, et teie teatud näiteks osakonnas on töötajatel mingisugused ühised probleemid nii-öelda, alaseljavalud ja nii edasi ja tuleb välja, et töötajad näiteks ei tea, kuidas ergonoomiliselt töötada. Aga sellisel juhul tuleks see kindlasti teha, et see ei ole valikuline, vaid tegelikult on see teile sellisel juhul kohustus, et see teha. Siis kuidas siis seda juhendamist ja väljaõpet täpsemalt fikseerida, et kuidas meil nagu seadus seda ütleb, ongi, et tuleb fikseerida kirjalikult või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis. Ehk siis vanasti oli meil hästi tore ju selline juhendamiste paber, kuhu pandi siis kõik juhendid kirja, kaua juhendamine aega võttis ja pandi allkiri, siis tegelikult tänapäeval lubatakse erinevaid lahendusi, et võid ka e-maili teel töötajalt võtta allkirja, ehk siis näiteks, et saadad kõik juhendid talle e-maili teel ära, töötaja loeb need läbi ja paneb näiteks ühte konteinerisse ja allkirjastab. Isegi tegelikult on minust Tööinspektsioon öelnud, et sobib ka see, kui töötaja vastab sellele e-mailile, et ta kinnitab, et ta on tutvunud. Mina seda teed pidi ei läheks, et ütleme sellisel juhul pigem ma tahaks, et ta digitaalselt ka allkirjastaks selle, lihtsalt, et meil on vaja alati teada, kes, mida ja millal kinnitas ja et otseselt ei pea olema kvalifitseeritud allkiri, aga et e-maili teel kinnitamised, eriti kui tegemist on töö e-mailidega, on natukene kahtlased, aga otseselt keegi ei ole keelanud seda. Siis võite kasutada erinevaid dokumendihaldusprogramme, kus on võimalik, kus töötaja identifitseerib ennast, saab siis ka kinnitada, igasugused koolitusprogrammid ja nii edasi. Et ka meil Vitsas on võimalik selline digitaalne kinnitus teha ja me nüüd nimesid ei saa küll nimetada, aga et üks ettevõte käis kohtus ka, pidi tõestama seda, et töötaja oli juhendatud ja ta oli seda läbi Vitsa teinud ja mis lihtsalt oligi võrreldes igasuguste paberite asjadega meie väga suur pluss ja tõenäoliselt ka osade programmide pluss ongi see, et on välja võimalik võtta ju tegelikult kõik ajalised näitajad, IP, kus kohast on see tehtud, mida täpselt on kinnitanud, kui kaua inimene on midagi lugenud ja kõik sellised asjad. Nii et selles mõttes igasugused digitaalsed lahendused on kindlasti oluliselt paremad lahendused kui siis paberil nende allkirjade kogumised. Nagu ma siis mainisin ka, et juhendamisel ongi ja ka väljaõppel on oluline siis fikseerida kuupäev,
sisu ja töötajapoolne siis kinnitus ehk siis ka väljaõppe puhul samamoodi, et millal toimus väljaõppe sisu ja töötajapoolne kinnitus. Mõningatel juhtudel meil kliendid kasutavad ka juhendajapoolset kinnitust, mis tegelikult ei ole otseselt enam kohustuslik, aga mõnikord lihtsalt töötaja või tööandja poolne esindaja tahab lihtsalt veenduda ka selles, et töötaja on päriselt omal need nii-öelda ohutud töövõtet siis omandanud ja tahab siis nii-öelda ka omalt poolt siis kinnitada seda, et ühesõnaga, aga see on jällegi, see on juba protsessi küsimus, et see ei ole kohustuslik. Liigume isikukaitsevahendite juurde. Kõikidel ettevõtetel seda vaja ei ole, et kui meil on sellised tööd, kus muud moodi ei ole võimalik riski vältida, siis tuleb võtta kasutusele isikukaitsevahendid. Ja isikukaitsevahendid on näiteks kõrvaklapid, kaitseprillid, turvajalatsid, ka teatud mõttes tööriided, et kui nad on rohkem sellise kaitsva iseloomuga, siis ka need lähevad tegelikult isikukaitsevahendite alla, näiteks tunked, kombekad, talvejoped, termopesu, kõik sellised asjad on ka samamoodi isikukaitsevahendid. Ja mis on hästi oluline, on see, et isikukaitsevahendite kasutamist tuleb töötajale õpetada, et hästi oluline on see, et tuleb nagu mõista seda, et näiteks maskide kasutamine, tegelikult ka kõrvaklappide kasutamine, et see ei ole selline loomulikust intelligentsist tulenev oskus, vaid et seda tuleb õpetada. Siin taga on ka väga palju tehnoloogiat, väga palju seda, et kuidas seda õigesti ja kuidas seda valesti kasutada ja seetõttu on oluline, et seda õpetada. Ja õpetamisel jällegi võib kasutada erinevaid videosid, väga paljud isikukaitsevahendite tootjad on ka tootnud väga toredaid videosid, kuidas näiteks õigesti kiivrit pähe panna, kuidas omale maski ette panna ja nii edasi. Ja samamoodi võite teha ka mingi visuaalse juhendi. Aga igal juhul tuleb töötajale seda pealepanekut, mahavõtmist, hooldamist, hoiustamist, et selliseid asju kõike tuleb talle õpetada. Ja samamoodi siis ka isikukaitsevahendite väljastamine tuleb siis kirjalikult või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis fikseerida. Ja tuleb siis kirjutada või välja tuua täpselt siis, et milline isikukaitsevahend siis väljastati ja selle isikukaitsevahendi omadus samamoodi. Ehk siis näiteks, et on väljastatud kõrvaklapid, siis kas kõrvaklappide summutusvõime on -12 detsibelli või -30 detsibelli, et see on ka vaja ära fikseerida nii-öelda. Ja selleks, kuidas te seda fikseerite, selleks võite ka kasutada jällegi erinevaid lahendusi. On see e-mail, mõned mingid platvormid, näiteks mõnikord kasutatakse ka mingit tööriista haldusplatvorme, et ka seal saab näiteks kinnitada seda, et oled mingid vahendid kätte saanud. Et igal juhul erinevaid platvorme saab selleks kasutada. Liigume edasi tervisekontrolli juurde, et tervisekontrolli tegelikult automaatselt ei pea suunama kõiki töötajaid, vaid tegelikult tervisekontrolli vajadus tuleneb riskianalüüsist. Ehk siis vastavalt sellele, millised ohutegurid töötajale mõjuvad, vastavalt sellele tuleb siis töötajale tervisekontroll tellida. See tähendab eelkõige seda, et kui töötajal on näiteks ainuke ohutegur on müra, mis on sellise kõrgema riskitasemega, siis tervisekontrolli käigus kontrollitaksegi töötaja kuulmist, võib-olla mingit verd, veresuhkurt, vererõhku, et ühesõnaga kõik, mida müra võib mõjutada kehas, et vaadata, et ega see müra nagu pole töötajale mingisugust kahju teinud. Aga jah, ütlемegi siis niisuguse väikse tärniga punktiga, et ega meil Eestis ei ole väga selliseid töid, mis Eestis, seda pole eriti kuskil, selliseid töid, kus inimene ei peaks tervisekontrolli minema. Tööandjal võib-olla ei ole vaja tervisekontrolli korraldada siis, kui näiteks töötaja töötab mingi väga-väga väikse koormusega, et tal lihtsalt ükski ohutegur sellisel kujul ei saa mõjuda, et nagu riskitaset väga kõrgele ajada, et sellisel juhul võib nagu vaielda sellega. Aga igal juhul tervisekontroll tuleb läbida, esiteks esmane tervisekontroll tuleb teha 4 kuu jooksul alates töötaja tööle asumisest. On riiklikul tasemel praegu räägitakse ja arutatakse seda, et seda võib-olla pikendada 6 kuu peale,
aga igal juhul hetkel on kehtiv see, et 4 kuu jooksul tuleb siis tervisekontroll töötajal läbida ja seejärel tuleb tervisekontrolli saata töötaja arsti poolt näidatud tähtajale või siis mitte harvem kui kord 3 aasta jooksul. Aga igal juhul arst ütleb, millal järgmine kord peab tulema, kas on aasta pärast, 2 aasta pärast või 3 aasta pärast. Ja kui töötaja on tervisekontrollis ära käinud, siis talle väljastatakse siis otsus ja alati on küsimus, et siin otsusesse on kirjutatud tavaliselt mingisuguseid soovitusi ja mingeid ettepanekuid, et kas nendest peaks siis kinni pidama. Siis jah, tegelikult, et kui on välja toodud, et on töökorralduslikud mingeid muutusi vaja sisse viia või on mingisuguseid töövahendeid vaja muuta, et siis tegelikult need ettepanekud tööandjale töötaja selle töökoha muutmiseks või terviseseisundi säilitamiseks need on kindlasti kohustus ja siis on seal all alati on see sektsioon, kus on siis soovitusi samamoodi siis ka sõnastatud äkki olenevalt teenusepakkujast sõnastatud, et töötaja terviseseisundi säilitamiseks või taastamiseks. Seal on tavaliselt mingisugused ujumised, mingid massaažid, et siis tegelikult täna on rohkem selline seisukoht, et jah, tööandja peaks neid mingil kujul kompenseerima, kui see majanduslikult liiga tugevat survet ei avalda, ehk siis ta ei ole nagu liiga kulukas. Aga seal on nagu see mõistlikkuse piir jällegi ja see on nagu hästi selline vaieldav koht, nii et see on alati niisugune, et kuidas ettevõte ise suudab seda nagu tõlgendada. Aga kuna meil on üsna levinud igasugused stebid ja asjad, et kui juba sellised asjad on tagatud, siis üldiselt ka on tööandja teinud justkui kõik selleks, et töötaja saaks oma tervist kaitsta. Ja muidugi oluline on see, et töötaja ei tohi tervisekontrollist keelduda, et kui tal on see määratud, siis ta peab seal käima, ja kui ta keeldub pidevalt, siis tegelikult tuleb teha hoiatus, kui ta endiselt keeldub, siis tegelikult on õigus ka tööleping lõpetada. Nii, liigume edasi. Selline tore asi nagu sisekontroll, see on täpselt selline asi, et kõik teavad, kõik räägivad, aga samas keegi ei tea, kuidas seda täpselt teha. Ja mis see sisekontrolli eesmärk tegelikult ongi kontrollida ettevõtte vastavust ohutusnõuetele, ehk siis aru saada, et kas meil kõik on hästi töökeskkonnas. Ja samamoodi nagu riskianalüüsi puhulgi, et sisekontrolli puhul ei ole ette antud ei sisekontrolli vormi ega regulaarsust, et ise peab selle kõik välja mõtlema. Ja minu üks põhimõte, mida ma olen rakendanud, on see, et mida ohtlikum ettevõte, mida rohkem on potentsiaalseid ohukohti, seda põhjalikum peab olema sisekontroll. Et kui on kontoriettevõte, siis seal on võib-olla kord aastas või 2 korda aastas sisekontroll, kus vaatame üle, kas lauad on korras, toolid on korras, inimesed on tervisekontrollis käinud ja inimesed on juhendatud, esmaabi on korraldatud ja nii edasi, aga kui on juba tootmised, siis me hakkamegi vaatama üle isikukaitsevahendeid, me hakkame vaatama üle liikumisteid, me vaatame ohutusfunktsioone, ehk siis me teeme seda palju põhjalikumalt. Ja mis on veel oluline, on see, et sisekontroll ei pea olema selline auditi vormis, et käin ringi ja vaatan, kas kõik on hästi, tõmban nagu linnukesi paberi peale, vaid tegelikult sisekontroll on ka ohuolukordadest teavitamine, et kui töötajad näiteks teavitavad näiteks kas kirjalikult või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis ohuolukordi, siis ka see on tegelikult üks osa sisekontrollist. Ja tegelikult see on isegi kõige tõhusam sisekontroll, kui te suudate töötajad panna ohuolukordi teavitama, sest need on need, mis tulevad välja hästi kiirelt ja millele saab kohe nagu reageerida. Nii, mida siis sisekontrolli käigus saab kontrollida? Esimene on dokumentatsioon, et me vaatame, et dokumentatsioon on kooskõlas seadusega. Me vaatame üle isikukaitsevahendite olemasolu ja seisukorda. Me vaatame üle töövahendite korrasolekut, ohufunktsioonide toimimist. Me vaatame liikumisteede korrasolekut ja me vaatame ka konkreetse protsessi ohutusnõuetest kinnipidamist, et meil on näiteks mingi klaaslehtede näiteks transportimine ühelt liinilt teisele. See on koht, kus võib väga palju juhtuda, siis me aeg-ajalt kontrollime, et kas inimesed, kes seda teevad, peavad kinni ohutusnõuetest ja kuidas seda teha veel ohutumaks näiteks. Et see on ka samamoodi sisekontroll. Nii, siis räägime ka siis nendest töökeskkonna struktuuridest ehk esimene on siis töökeskkonna spetsialist.
seaduse järgi siis töökeskkonna spetsialist peab olema alates ühest töötajast ettevõttes, kus on siis vähemalt üks töölepinguline töötaja ja tema kohta on öeldud lihtsalt, et ta peaks olema pädev. Et kui tal muud pädevust ei ole, siis vajadusel ta saab läbida 24 töötervise tohutuse väljaõppe koolituse ja seal ta saab nii-öelda pädevaks. Aga loomulikult, mida suurem ettevõte, mida rohkem ohte, siis peab hakkamagi mõtlema, et kui muidu saab võib-olla tegevjuht või ettevõtte juht ise see olla, siis võib-olla üks hetk peab selle kas mõnele näiteks personaliinimesele lisakohustuseks määrama, siin tulebki vaadata, kas tal on ka selleks aega või siis teenust sisse ostma või siis lõpuks ka palkama omale sellise inimese. Ja töökeskkonna spetsialistist tuleb siis teavitada ka Tööinspektsiooni. Tema eesmärk ongi siis vaadata, et töötervise tööohutuse seadus oleks täidetud siis ettevõttes. Siis teine on töökeskkonna volinik ja töökeskkonna volinik on töötajate esindaja. Kui töökeskkonna spetsialist on tööandja esindaja, siis volinik on töötajate esindaja ja voliniku kohustus täna, see võib veel muutuda nüüd lähiajal, aga on alates 10 töötajast. Ehk siis töötajad peavad endi seast valima ühe inimese, kes siis hakkab neid esindama töötervise ja tööohutusalastes küsimustes. Kui on rohkem vahetusi, erinevad valdkonnad, erinevad struktuuriüksused, siis tegelikult peaks need volinikke rohkem olema. Ja valimised tuleb vormistada nagu valimised ikka, esitatakse kandidaadid, tehakse valimised ja vormistatakse ka valimisprotokoll, lepitakse kokku, kui kaua kehtivad volitused ja töökeskkonna volinikel on siis kohustuslik läbida 24 töötervise tööohutuse väljaõpe. Et töökeskkonna spetsialistil oli see soovituslik, volinikul on see kohustuslik ja samamoodi siis tuleb teavitada Tööinspektsiooni, et teie ettevõtte töökeskkonna volinik või volinikud on need ja need isikud. Ja nüüd me räägime ka töökeskkonna nõukogust ja töökeskkonna nõukogu on juba vajalik sellistes suurtes ettevõtetes, ehk kus on vähemalt 150 töötajat. Seal peab olema vähemalt 4 liiget, 2 on tööandja esindajad ja 2 on töötajate esindajad. Töötajate esindajad võivad olla need samad volinikud, tööandja esindajad võib olla töökeskkonna spetsialist pluss keegi veel, kas on see personaliinimene, tootmisjuht, keegi selline, kes võib-olla on huvitatud ka sellest, et töökeskkond oleks ohutu. Nõukogu moodustatakse ja vormistatakse käskkiri ja samamoodi nõukogu liikmetel on kohustuslik läbida 24 tunni töötervise tööohutuse väljaõpe, sama koolitus nagu eelnevatel struktuuridel ja samamoodi volituste aeg lepitakse kokku ja tuleb teavitada ka Tööinspektsiooni nendest inimestest ja sellest organist. Ja esmaabi puhul siis, mis on oluline teada, et igas ettevõttes peab olema vähemalt üks esmaabiandja, kuid see sõltub ettevõtte suurusest. Mida suurem on ettevõte, mida rohkem on struktuuriüksusi, kui on erinevaid vahetusi, siis igas ühes peaks olema vähemalt üks esmaabiandja. Esmaabiandja ei pea olema siis, kui tegemist on meditsiiniasutusega, kui inimene igapäevaselt tegelikult osutab esmaabi nii-öelda. See on tema töö, et kiirabiarstid ja EMO-s töötavad inimesed, et siin tulevad ka tõenäoliselt mingid muudatused sisse, sest täna just kui perearstid ja sellised õed ikkagi peavad läbima selle esmaabi koolituse, et seda tõenäoliselt muudetakse, aga ma ütleks, et otseselt tõenäoliselt keegi nagu väga selle peale eraldi ettekirjutust tegema ei hakka, kui tuleb välja, et mõni õde ei ole läbinud esmaabi koolitust. Esmaabiandjad määratakse käskkirjaga, nimi tuleb teha teatavaks teadete tahvlil näiteks või sildikesega seinal, ehk siis terve ettevõtte töötajad peaksid teadma, kes on siis esmaabiandja. Esmaabiandja väljaõpe on 16 tundi, selle kehtivus on 3 aastat ja iga 3 aasta järel siis tuleb teha 6-tunnine täiendõpe või ka siis uuesti väljaõpe, et mina olen oma ettevõtetes alati lasknud valida esmaabiandjal, kas ta tahab pigem seda väljaõpet või täiendõpet, et see vahe summas on mingi 20 €, aga ma arvan, see 20 € on väärt selle jaoks, et inimene ennast mugavalt tunneks esmaabi andes. Siis esmaabi vahendites on see, et ettevõte saab ise valida nüüd, see on nüüd aastast 2019, et saab ise valida, millised esmaabivahendid tema ettevõttes võiksid olla vastavalt sellele, mis on potentsiaalselt nii-öelda vigastused, mis võivad tekkida. Et kui sul on toitlustusettevõte, kus on põletusi palju, sisselõikeid, siis kindlasti plaastrid, põletuskeelid ja sellised asjad.
aga kui sul on kontoriettevõte, siis võib-olla plaastrite, sidemest, mingist sellisest asjast piisab. Aga mis on oluline, ravimid ei ole endiselt lubatud esmaabivahendite hulka, et need asjad tuleb kõik sealt eemaldada. Ja esmaabivahendid peavad alati kättesaadavad olema, ehk siis need ei tohiks olla pandud kuhugi, kus need on sellised nagu lukustatud kohas, et kas nad on kapid või ruumid või sellised nii-öelda sellistes kohtades, et nad peavad olema alati kuskil nähtaval ja alati kättesaadavad. Nii, aga kiirelt siis vaatangi üle, kas on äkki mingisuguseid küsimusi tekkinud. Ma vaatan, et siin hetkel ei ole, et see nii-öelda teooria pool sai nüüd läbi. Ma loodan, et sealt nüüd tuli midagi kasulikku teile, et ma isegi ühelt poolt ma loodan, et on siin väga palju inimesi, kes vaatavad, meil on kõik väga hästi, kõik on hästi korraldatud. Teisalt ma loodan, et on inimesi, kes avastasid, et oi, et aga sellega ma ei ole tegelenud või et siin on meil puudujääke, siis ka see on hea avastus, et siis te saate sellega tegelema hakata. Aga kui teil on selle teooria poole kohta veel mingeid küsimusi, ma tean, et ma suhteliselt vuristasin läbi selle, sest et selle jaoks üldiselt tulebki võtta rohkem aega, aga minu eesmärk oligi pigem anda selline hästi kiire ülevaade, et mis peab olema ja mingid põhitõed selle kohta. Aga kui te tahate millegi kohta rohkem teada saada, võite alati mulle kirjutada ja teine asi ka võib-olla mõnel põhjalikumal koolitusel osaleda. Aga kui praegu rohkem küsimusi ei ole, siis ma tegelikult kasutangi seda järele jäänud siis aega, et rääkida meie uuest teenusest. Ja meie uus teenus ongi siis tegelikult mõeldud sellistele ettevõtetele, kes tegelikult ise enam ei jõua töötervise tööohutusega tegeleda ja tahaksid seda teenust sisse osta. Ja meie teenuse nimi on siis virtuaalne töökeskkonna spetsialist, ehk meie mõte on see, et delegeeri töötervise ja tööohutuse nõuete täitmine meile ja ise saad siis keskenduda oma ärile või oma põhitegevusele. Ja mida see siis täpsemalt tähendab? Et kui sul on alati, kui sa tunned aeg-ajalt, et sa ei ole päris kindel, kas töötervise ja tööohutuse nõuded on täidetud, sa oled piisavalt väike, et töökeskkonna spetsialisti palkamine ei ole mõistlik, aga samas sul pole ka endal aega, et töötervishoiu ja tööohutusega nii-öelda korralikult tegeleda. Töötervishoid ja tööohutus on tõenäoliselt sinu jaoks tüütu ja hea meelega sa tahaksid selle ära delegeerida. Siis võib-olla meie olemegi õige lahendus teie jaoks, sellepärast et meie pakume siis virtuaalset töökeskkonna spetsialisti. Mida see tähendab? See tähendab eelkõige seda, et me pakume inimest teile, kes läbi meie oma platvormi VITS siis teile teenust osutab. Ja see tähendab eelkõige seda, et kuna me saame enamus protsesse siis pakkuda teile või lahendada teie jaoks digitaalselt, siis me ei pea iga tegevuse jaoks teile ettevõttesse kohale tulema ja tänu sellele me saame teenuse hinda kontrolli all hoida. Ehk siis meie teenus on tõenäoliselt turul pakutavast odavam ja eelkõige see odavus tulebki sellest, et me lihtsalt saame seda teenust efektiivsemalt pakkuda. Siis samal ajal, kuigi me pakume mitte efektiivselt, vaid me pakume digitaalselt seda teenust, me oleme nagu virtuaalne abiline teile, siis me oleme ikkagi alati teie jaoks olemas ja võib-olla eriti hästi olemas tänu sellele, et meil on olemas Vitsal vestlusaken, kus saab alati meie spetsialistide poole pöörduda ja me üldiselt vastame seal väga-väga kiiresti, et kohati 4 minutiga, kohati 10 minutiga, aga et kui te saadate muidu e-maile või helistate, siis alati te ei pruugi nii kiirelt neid vastuseid saada ja meie selles mõttes pluss on ka see, et kui me näiteks teie oma originaalspetsialist ei ole kättesaadav, siis keegi on ikka seal, kes saab teile esmased vastused alati ära anda näiteks. Siis meie, kes me teile seda teenust pakume ja spetsialistid, kes teil on, et me oleme kõik oma valdkonna eksperdid, et me kindlasti aitame alati teile erinevaid lahendusi või erinevatele keerulistele olukordadele lahendusi leida ja kuna meil on suur tiim tegelikult või suurem tiim, kes tõenäoliselt hakkab ka kasvama, siis kui konkreetne spetsialist ei oska vastust leida, siis meil on konsortsium nii-öelda, kellega koos me saame siis arutada ja leida nagu parimad lahendused.
Siis, mis on veel oluline, on turvalisus, et kõik dokumendid hallatakse ja on teile nähtavad siis digitaalsel platvormil. Ehk siis ei ole nii, et kunagi, kui ma teenust pakkusin, et tegelikult ma tegin seda ju oma arvutis, kõik dokumendid olid minu käes ja kui ma ära läksin, siis üldiselt ma andsin ettevõttele need dokumendid kätte, aga oli ka ettevõtteid, kes lihtsalt ära kadusid ja ei olnudki võimalik nendega enam kokku puutuda. Ja pluss oligi see, et kui minu arvuti üles ütles, siis ei olnudki neid dokumente enam olemas. Et siis meie dokumendid on kõik pilves, nad on turvaliselt hoitud, samamoodi on hoitud ka töötajate andmed. Et teil on pidev ülevaade, mis töötervishoius, tööohutuses toimub. Meie saame toimetada kõik ühel platvormil, samamoodi te saate oma spetsialiste vahetada, te võite meid välja vahetada, võite ise üle võtta, aga fakt on see, et te jätkate täpselt sama käekirja, teil on andmed hoitud, teil on dokumendid hoitud, et ei ole ohtu, et teil midagi kuskil kaduma läheks. Ja kellele see eelkõige mõeldud on? Et see on eelkõige mõeldud organisatsioonidele, kus on vähem kui 100 töötajat, ehk siis teenuse sisseostmine on mõistlikum kui töökeskkonna spetsialisti määramine või palkamine. Valdkondades me näeme, et võiksid olla enam-vähem kõik valdkonnad, aga peabki lihtsalt arvestama sellega, et kui on selline vajadus, et pigem on vaja hästi tihti kohal käia, siis võib-olla on mõistlikum mõelda selle peale, et kas peaks olema kohapealne inimene või siis on juba vaja äkki palgata kedagi. Et sisseostetud teenuse mõte ongi see, et teile piisab sellest, et aeg-ajalt keegi käib kohal, vaatab, et teil on asjad korras, et dokumentatsioon on korras ja et töötajad on juhendatud, tervisekontrollid korraldatud ja nii edasi, siis käibki võib-olla sisekontrolli ainult tegemas, et siis selline ettevõte nagu sobiks seda teenust sisse ostma. Ja see nüüd ei kehti nagu ainult meie teenuse puhul, vaid see on üleüldse, kui te teenust sisse ostate, et kellele see võiks siis eelkõige sobida. Ja muidugi meie teenus eelkõige on mõeldud ka nendele, et kes tahaksid seda töötervise tohutuse teenust just, et see oleks ka digitaalselt lahendatud. Ehk te tahate, et teil oleks endal kogu aeg ka juurdepääs sinna, et te ka näete, mis me teeme. Ja teine asi ongi see, et tänu sellele, et meil on digitaalselt see lahendatud, me saame teha ka liidestusi teie HR lahendustega. Te saate ise sinna töötajaid lisada niimoodi, et meie näeme, et uus töötaja on tulnud. Me saame talle juhendeid saata, me saame talle teste saata, me saame teda tervisekontrolli kirja panna ja siis pärast otsuse külge lisada ja nii edasi. Et ühesõnaga, et me lahendame seda kõike platvormil, nii-öelda olete teie, oleme meie ja siin vahel on üks selline klots, mida me kõike igast küljest samaaegselt siis näeme. Ja meil on siis erinevad paketid, siin on välja toodud, ma ei hakka kõike siin ette lugema, et meil kodulehel on selline koht nagu on teenus ja teenuse alt te saate ise neid pakette täpsemalt vaadata, aga et siin on välja toodud siis hind, on välja toodud need enam-vähem need tingimused, mis iga paketi juurde käivad, aga kui teile nagu tundub, et teil on nagu natukene selliseid kõrvale kaldeid sellest paketist, et laias laastus sobib, aga midagi, siis kindlasti ärge sellesse kinni nagu jääge, et see justkui ei sobi teile. Et me oleme selles osas nagu paindlikud, sellepärast, et see on meie jaoks uus teenus, me ise natuke loksutame paika seda. Meil on juba kliente, kes on selle omaks võtnud, juba toimetame ka siin kevadest saati. Ja hetkel tundub, et nagu on hästi paika loksunud need asjad, aga me oleme ikkagi paindlikud, nii et kodulehelt saate neid tingimusi täpsemalt vaadata ja kui teil on huvi, siis kindlasti pöörduge meie poole ja saame nagu täpsemalt rääkida nendest asjadest. Aga kui te oletegi paketi valinud, läheb tööks, siis küsimus ongi, et mis siis edasi. Et siis protsess, kuidas üldse see teenus implementeerida ja päriselt tööle hakata, on väga kiire tegelikult. Kõigepealt teeme ühe 60-minutilise sissejuhatava kõne selle kohta, et kuidas töötervishoid ja tööohutus teil täna korraldatud on ja milliseid materjale meie teile looma peame. Et meie ise ka loome teile materjalid, näiteks ohutusjuhendid, just sellised mõnusalt loetavad ohutusjuhendid. Siis me anname teile ühe Exceli, kui me ei saa teiega HR-liidestust teha personaliprogrammiga, siis on lihtsalt üks Excel, kus on vaja töötajate andmed sisse panna ja me saame need oma platvormile sisse tõmmata. Siis me palume teil jagada neid materjale, mis täna teil olemas on.
me paneme Vitsa teie jaoks tööle ja pärast seda teeme veel ühe 60-minutilise kõne, kus me näitame siis, kuidas Vits on üles seadistatud ja kuidas teie saate siis näha seda infot, mida teil vaja on. Vot. Ja ega selles mõttes ongi väga lihtne, et meie näeme seda, et töötervishoiu tööohutus on meie põhitöö, meie väga naudime seda ja ma usun, et väga paljud teist ei naudi seda, seega miks ennast piinata, et pigem siis delegeerige see meile ja meie kodulehel vits.ee/teenus saate siis täpsemalt seda infot selle teenuse kohta. Vot nii, kohe siis tulen siia põhivaatesse tagasi ja küsin, et kas kellelgi on äkki mingisuguseid mõtteid või küsimusi selle teenuse kohta või siis ka üldse töötervise tööohutuse kohta. Oleme juba peaaegu lõpus. Ja nüüd, kui keegi juhuslikult ei viitsi trükkida, siis võite ka mikrofoni avada ja küsida oma küsimusi. Aga tundub, et vist ei ole küsimusi, et nüüd ei teagi, kas asi läks liiga segaseks või asi on väga selge. Igal juhul mina teid rohkem kinni hoida ei taha. On teie pakutav teenus vaid eestikeelne või ka inglise keeles? Selles mõttes jah, me pakume seda ka inglise keeles, et küsimus on, kas te tahate materjale inglise keeles või, sest platvorm ise on meil inglise keeles ka. Juhendeid me teeme ka inglise keeles, kui vaja, loomulikult siis tuleb ka väike lisatasu muidugi juurde, kui me neid tõlkima peame hakkama, aga ise oleme ka võimelised inglise keeles rääkima, nii et seetõttu saame öelda, et pakume seda ka vajadusel inglise keeles. Aga jah, et kui rohkem, juba ikka tuleb anda ikka aega inimestel trükkida. Kui tegu on kasvava ettevõttega kontoritöö, siis mis on need numbrid, millest reeglid muutuvad? No kontoritöö, pigem me vaatame ju seda üldist mahtu. Kontoriettevõttes ei ole väga palju selles mõttes riske. Riskid on, aga need ei ole muutuvad riskid. Mis tähendab seda, et kui on kontor 100 inimest või kontor 200 inimest, siis meie jaoks töö iseloom tegelikult ei muutu, sest me saame enamus asju oma platvormi kasutades ära teha ja seega tõenäoliselt see hind jääkski teile samaks. Meie hind eelkõige muutub siis, kui me peame hakkama väga palju kohal käima, ehk siis ettevõttes kohal, et kui me peame hakkama käima, näiteks on tootmised, kus tuleb kindlasti rohkem kohal käia, ehitusettevõtted, kus tuleb rohkem kohal käia, siis me hakkame hinda muutma. Aga kui meil ei ole vahet, kas me saadame 100 inimesele või 200 inimesele juhendamisi välja, kui me saame kasutada oma platvormi, siis sellest hind ei muutu. No vot, nüüd ei teagi, kas veel, kas teenus eeldab kliendi poolt ka kedagi. Ei eelda, et selles mõttes, kui te soovite, siis olemegi meie teie töökeskkonna spetsialistid. Et selle jaoks ongi meil nii-öelda see teine pakett, kus meie oleme teie töökeskkonna spetsialistid, ehk siis vajadusel ka suhtleme Tööinspektsiooniga ja siis kliendil endal pole kedagi vaja selles osas, et loomulikult keegi peab olema, kes meile seda sisendit annab töötajate osas, aga muidu kedagi, kes nii-öelda ise seda tööohutust nii-öelda koordineerib või korraldab ettevõttes, sellisel juhul ei peaks olema. Et meie olemegi teie töökeskkonna spetsialistid sellisel juhul. Täna meie, väga hea küsimus. Täna meie ettevõte on 7 inimest ja aasta uue selle teenuse raames peaks see kasvama siis 13-14 inimest. Et me hakkame vaikselt seda töökeskkonna spetsialistide osakaalu ka kasvatama.
aga noh, eks meie ju eesmärk ongi, et kuna me kasutame ise platvormi, siis me oleme võimelised palju efektiivsemalt seda teenust ka pakkuma, nii et meil tõenäoliselt ei ole vaja väga palju inimesi selleks. Nii, huvitav, kas tuleb veel mingeid küsimusi? Ahah, väga hea. Nii, kas spetsialistid kontrollivad ka stiilis kustuteid, esmaabivahendeid ja nii edasi? Ja loomulikult, et selles mõttes no kustutite kontrollimine tegelikult käib, noh, siin on nüüd oleneb, et kes on teie, et kus pinnal te olete, sest et tavaliselt ettevõtte siis nii-öelda no, rentniks või rendileandja on see, kes tavaliselt tuleohutuse eest vastutab, kes kontrollib ka kustuteid ja selliseid asju, on ju. Kui teil on, te olete ise ettevõtte või selle hoone omanikud ka samal ajal, on ju, siis selles mõttes jah, tõenäoliselt peaksime siis meie seda tegema. Tuleohutusest me ise nagu spetsialistid ei ole, aga meil on selleks koostööpartnerid olemas, kes sellega tegelevad, sest sellisel juhul tuleb ka korraldada ka evakuatsiooniõppusi ja kõike selliseid asju. Just, et meie neid õppusi ei tee, aga meil on selle jaoks need partnerid olemas, aga esmaabivahendeid kindlasti jah, neid me kindlasti kontrollime, kas nad aeguvad või ei aegu. Ja jällegi meil on ka selleks lahendus olemas, et me teame, mis ajal nad potentsiaalselt ka aeguvad, on ju, et see käib kõik digitaalselt. Nii. Väga tore, igal juhul aitäh nende küsimuste eest, et saame veel edasi omavahel suhelda, kui huvi on. Aga kuna me olemegi nüüd 7 minutit ilusti üle läinud, et siis suur tänu kõigile, kes te kohale tulite. Kui teil on vaja veel, on mingisuguseid küsimusi, tahate täpsemalt uurida, siis julgelt võtke minuga ühendust ja kindlasti saadame teile ka salvestuse, et kes ei saanud tervet aega olla või tuli hiljem, nii et saate selle ka kätte. Igal juhul suur tänu ja kohtume ehk mõnel üritusel, mõnel koolitusel või ka siis teenuse raames. Nägemist!